ja aasta esimesed kuud on turismi vaates keerulised, et kui vaadata näiteks kas või majutusstatistikat, siis jaanuaris, veebruaris, märtsis ööbib Tallinna hotellides umbes 2 korda vähem välisturiste kui suvistel tippkuudel. Seega on linna üks eesmärgitest tuuagi siia linna rohkem elu ja melu, anda väliskülastajatele põhjusi, miks tulla Tallinna ka talvel. Teiselt poolt tekkis see festival märkamisest, et kui jõulud saavad läbi, siis Tallinna kohvikud hakkavad pakkuma kukleid. Lõpuks panimegi 2 ideed kokku, et mis siis saab, kui panna kokku selline ehe, autentne vastatraditsioon, mis siin on väga elujõuline, meie äge kohvikukultuur ja innovatiivsed pagarid. Aga Kukli festival ei sünni kabineti vaikuses, selle loovad kohvikud ja pagarid ise. Alustame ühest Tallinna tuntuma hotellikohvikust, kus ei kardeta suhtuda vanasse heasse Vastla Kuklisse mänguliselt. Reegel on, et pagar Martin teeb kõik ise. Martin teeb kõik koha peal ise, eks alustades sellest saiast, briošist, kaunistab seda koos siis oma tehtud vaniljekreemi, vahukoore, vaarikate ja punase jänesekapsaga ja üritamegi siis rõhuda niisugust nagu puhast ja väga head maitset. Kukli festist me kuulsime juba tegelikult eelmisel aastal ja siis me juba otsustasime, et järgmine aasta, kui see tuleb, võtame osa, et aitab ilusti meil madalhooajal ka Eesti ehk siis kohaliku külalist hotelli meid külastama saada. Aga ongi tõesti niimoodi, et selle sama lihtsa Vastla Kukli abil tuleb siis klient ja tulebki kohvikusse? Tuleb. Meil on mitu inimest, kes tulevad ja on kahjuks hiljaks jäänud ja siis ütled, et tulevad homme uuesti. Kui Palass hoiab väärikat joont, siis järgmine peatus viib meid hoopis teistsugusesse keskkonda. Fotograafiskas on toit osa loost ja mõtteviisist, ka Vastla Kukel peab siin rääkima oma lugu. No mis siin ikka edasi saab, nagu tavaliselt lõikame siis need mütsid siit maha ja paneme nodi sisse. See nodi on see ebaküdoonia? Jaa, mitte ainult, et meil on siis ka veel vahukoore toorjuustu kreem ja lisaks sinna kreemi peale paneme siis ka veel veidikene sellist karamellist pähkli pralineed. Kas selline kuklifest või Vastla kuklite hullus toob siis kliente rohkem kohale ka või? Eks ta ikka toob. Seda meediakajastust on olnud päris hästi ja on näha, et see toimib, et inimesi käib. Vastla Kukkel ei pea olema patune nauding. Helfi Sweet by Polina teab täpselt, mismoodi teha Vastla Kuklit, mis on kergem, õhulisem ja mida võib ilma mureta nautida. Me ei kasuta nisujahu, need on gluteenivabad, need on suhkruvabad, need on laktoosivabad, et tegelikult kõikest vabad ja väga-väga maitsevad ja tervislikud. Meie täna teeme siin just sellised Vastla Kuklit, mis me pakume letil ja mis me pakume festil. Ja teeme täna astelpaju, passion ja vaniljekreemiga. Me oleme esimest korda osaleme festil ja ma nii muretsen ja kardan, kuidas me saame hakkama, sest meil on siin ei saa väga palju pakkuda ka ja kui palju külalisi tuleb ka ei tea, et selles mõttes, et vaatame, kuidas me saame hakkama, aga ma loodan, et kõik läheb hästi. Ja et mina tegelikult Vastla Kukleid üldse ei söö, siis mind lunastavad täna välja minu kallid kolleegid Sven ja Allan. Võtame selle, siis on kõige nii. Kas see ei ole päris traditsiooniline Vastla Kukli? Vaarikad Vastla Kukli juures, no seda ma näen küll esimest korda, see on selline tõeline šedöövr. Tundub, et punaste lehtedega taim. Jah. Jänese kapsas? See kukkel on kuidagi väga, väga hea. Väga huvitav. On küll, jah. See ei ole üldse tavaline sai. Aga just selle värvikombinatsiooni ja kõige muu eest, et on viitsitud niimoodi aretada, selle eest juba ka suured plussid. Jaa, et ei ole ise midagi peale pandud, vaid on ikka vahele pandud ja kunsti natukene ja sümmeetriline. Aga siin peaks olema 2 erinevat muusi. Nüüd üks on kukli sees, teine on kukli... Astelpaju või? Õige. Aga sees on midagi muud siis, jah? Minu teada peaks olema astelpaju seal sees ja vist peal on passiooni nii-öelda... Jaa, küll, aga hästi nagu voolab, hästi nagu niuka. See on selline nagu, väga keeruline on seda prepareerida süüa. Et kui niimoodi lahti...
no ja kahvliga võib-olla pigem nagu sööks. See natuke keeruline on süüa muud, maitse on hea. No see on kõige tavalisema väljanägemisega kukel, et neid tehakse. Ei, ära ütle, vaata, siin on sees. Siin on midagi sees. Siin on nagu mingit rosoljet juurde pandud siia lõppvõhja peal. Ma ütleks ka, et mingi nagu singi või vorsti lõigud, aga ma ka arvan, et see ei ole see välimuse järgi lihtsalt oleks nagu vorstega. No aga päris hea täidis jälle. Sai on tavaline, kus ma ütleks, et pärast neid kahte erilisi saiu, siis on täitsa tervitatud, midagi on ka tuttavat. Midagi on ka tavalist. Okay. Kui kuklifesti raames saate igalt poolt erinevaid selliseid kukleid, kas te läheksite kohvikusse just selle festivali pärast või? Läheksin küll igal juhul, et väga tore on, et inimesed viitsivad eksperimenteerida, et nad viitsivad leida nagu selliseid uusi lähenemisi ja ma ütlen, need 3 kuklit, 3 erinevat on siin täiesti erinev lähenemine ja väga lõbusad kuklid ja väga maitsvad. Tead, kusjuures ma mõtlesin ka, et kui ma kuulsin, et sa seda lugu teed, siis ma mõtlesin, et no mis seal nagu, no mis teemas on, no sai ja vahukoor, no mis sellest rääkida palju, aga kui seda annab kuidagi nii eriliselt teistmoodi teha, siis teed võib-olla prooviks küll erinevaid asju. Kuna tänasest on vastlapäevani täpselt 2 nädalat, siis sama kaua kestab ka kuklifest. Veel jõuate